Hoidke oma pilk kindlalt ekraani keskel oleval täpil ning proovige silmanurgast tuvastada järgnevaid Eesti kuulsusi. Olete valmis? Ilmselt tundusid teile mitmedki näod väga moonutatud. Tegelikult oli tegemist täiesti tavaliste fotodega. Kohe selgub, kuidas meie aju nägusid töötleb ning miks mõnikord see protsess ka alt veab. Nägude töötlemisega tegelevad peamiselt üks väga spetsiifiline piirkond oimusagaras ja erinevad kuklasagara osad. Nendes piirkondades asuvad närvivõrgustikud, mis reageerivad nägude erinevatele omadustele ja mille abil suudame nägusid teineteisest eristada. Teiste seas on olemas närvivõrgustikud, mis muutuvad aktiivseks juhul, kui me näeme kas väikeseid või suuri silmi. Moonduvate nägude illusiooni üheks võimalikuks seletuseks pakutakse, et näiteks ajurakkude grupp, mis on suurte silmade puhul aktiivne, kohaneb kiiresti ja muutub seega vähem aktiivseks, nagu sprinter, kes on oma võidus nii kindel, et kaotab stardis valvsuse. Kui näeme uut, veidi väiksemate silmadega nägu, aktiveerub alati teatud määral ka suurte silmade grupp, kuid seekord hilinemisega. Aju teeb aga saadaoleva info põhjal loogilise järelduse, et nähtaval näol peavad olema ka eriti väikesed silmad. Nägude kiire tuvastamine on aju jaoks väga oluline tegevus. Seetõttu võime mõnikord tajuda nägusid ka seal, kus neid tegelikult kindlasti ei ole, näiteks pistikupesades, pilvedes või röstsaia peal. Teatud ajukahjustuse korral ei tunne inimene aga mitte ühtegi nägu ära, kaasa arvatud iseenda oma.